Serka karikateekond selleks aastaks lõppenud, et kuidas sa tänase mängu meil kokku võtad? No kuidas ma kokku võtan? Kalev oli parem. Kalev oli parem, lükkas paremini ja mängis targemini. Meil need paljud ohud, mis me enne mängu rääkisime, tegelikult jäime nendega jänni. Näiteks võtame Jäämäed Šõllina nurgalöögis peaga. Võitluses on hea, kõik teavad seda, aga ikka laseme ära lüüa. Teame, et nad ehitavad hästi kiiresti, mängivad 3 kaitsega ja ehitavad kiiresti üleminekud rünnakusse, kus ei tohi palli lasta. Aga laseme jälle sirgu, laseme 2, 3, 4 puutega jõuda endale kasti. No, ja seal need tulevad mängijad. Nii kiired kvaliteeti küll ja nii see on. Kripildama jääb, oleks võinud ise ka midagi mõnda ära lüüa, siis oleks nagu võib-olla powerit nagu rohkem. Nüüd paar mäng on meil juba selja taga, et kuidas sa hooaja algusega meil üldse rahul oled? No ma arvan hooaja algusega, kui te jälgite, ma arvan võrreldes eelmise aastaga juba mängu juba jalgpalli moodi, nagu ma ütlen. Teha on veel küll, aga on olukordi, kui naised lükkavad, kui nad pingevad vabalt mängivad, sest nad saavad lükkada, aga rapsimis ja kiirustamis on väga palju. Ja sealt me kõrbame. Et nende kallal vaja tööd teha. Tahavad kiiresti mängu käima panna, tahavad kiiresti seal mingi asju teha, aga võib-olla mõnes momentis nagu see otsused ei ole. Kvaliteedi küll mängijad, ma ei ütle, kvaliteedi mängijad küll, aga need otsused ei ole kõige paremad. Noh, jalgpallis ei ole õiged ega valet otsused, aga praegu need otsused, mis tehakse, nagu vastane loeb meid nagu raamatu läbi ja sealt me kõrbime.